Head inimesed, jätkame siit, kus eelmine kord pooleli jäi. Oleme endiselt Phoenixis ja Kaarel siin ja vaatame üle 2 nii-öelda värskelt valminud mootorratast. Ja esimene on meie ees. Nimi on tal Pannonia, aga ilmselgelt on ta veidi teistsugune Pannonia, kui tavaliselt oleme harjunud nägema, sest see Pannonia, mis minule silme ette tuleb, kui ma silmad kinni panen, on see, mis seal üleval vastu vaatame. Jah, et selle mudeli nimi on siis, tegelikult kui oli olemas, siis mitte olemas või siia sattus, siis mudeli T1 ja T5 rohkem on ja. Siis see mudel tegelikult on T3 ja ta on T1 baasil, aga tema mudeli täiendus on siis Deluxe, et tegelikult on ta nagu Pannonia Deluxe DLB 250. Siuke nimetus on ja. Ja mootor on kõik sama ikka, mis Pannonial on, midagi erilist pole. Et siin on sellised spetsiifilised asjad lihtsalt jällegi, et porilaud on teine, siuke Java stiilis kondel on ja kindlasti need suured plekid ja tuled ja istmed ja paak on ka tegelikult täitsa teine, et tegelikult on ikka täitsa teine ratas, aga see baasmudel on lihtsalt see varane Pannonia T1 ja. Huvitav selline tootedisain on sellele külge joonistatud. Natukene sellise Ameerika mõjutusega. Natuke on jah, see värvitoonid ja see tagatuli just ja see väikene kroomitud stangeke või kuidas seda nimetada on. Ja, et tal on nagu disaini nagu on ja nagu enne kui need plekid siia taha külge said, et tal on selline hästi lühike tagaporilaud. Ja siis kui need istmed peal olid, see porilaud oli seal ilusti lihtsalt külles on ilma plekkideta, siis ta nägi päris huvitav välja, päris nagu natuke mingi tagaotsin nagu kahvereisteri moodi natuke. Ja siis nii peaaegu need plekid külgesed, siis justkui nagu kastreeriti see kõik ära nagu. Muutus võib-olla veidi selliseks külmikuks või? Aga mitte nagu halvas mõttes. Selles mõttes, et ta on ikkagi ägena. Et see põhi oli ka huvitav üldse, kui ilma plekkideta näha oli. Ja siin ongi mõeldud siis, et need plekid, need esimesed siit käivad ära. Siia sa saad siis akule ligi, karburaatorit reguleerida, teisel pool on siis siin ka, et saad kütusekraani lahti keerata, et need tegelikult käivad kerge vaevaga ära hooldamiseks või siis reguleerimiseks. Siia on võimalik panna oma võtmekomplekt, mida ikka vanaratta puhul mis oli kohustuslik, et võtmekomplekt ja bussigraafik on ja, et siis saad ikka koju lõpuks on ja üldiselt midagi erilist selles mõttes tehniliselt nagu pole, et ikkagi mootorratas ja mingid sellised erilisi mingi tehnilisi täiendusi siin nagu ei ole, et visuaalne ikka. Huvitav, et on tehtud selline voolujooneline, nagu oleks mõeldud selliseks sportrattaks või mingisuguseks miilisõidurattaks või... Ta on nagu minu meelest just nagu tehtud selliseks muskulaarseks rolleriks või? Ma ei tea, tol hetkel, see on nüüd toodetud 61 aastal, ja tol hetkel tegelikult oli suhteliselt suur võidujooks nende rolleritega. Et Vespa tegi oma asju, Sündat tegi oma asju, siis Venel hakkas seda Vjatkat tegema, mis oli Vespa koopia tegelikult on. Et võib-olla see kuidagi see hullustus jõudis ka sinna. Et kuidagi inimesed ostsid neid rattaid, neid rollereid. Siis mõeldi, et äkki teeme nagu enda baasmudelist ka midagi sükest maitsele. Neile, kes lisaks praktilisusele võib-olla ka natukene välimusele tahavad tähelepanu. Ja täpselt, et ikkagi ta on ikkagi mootorratas ja 4-käiguline ja ikkagi päris kiirelt sõidab, et kuigi tolle rollerid tegelikult ei ole üldse nagu mingid aeglased, et seal oli ka ikka 100 km tunnis ja ilusti sõitis. Aga võib-olla lihtsalt oli neil jah sükene visioon asjast, et teeme ka midagi taolist, et äkki läheb hästi, aga ta toodeti tegelikult ainult 2 aastat. Ma võin muidugi faktiliselt eksida või oli 3, aga minu andmetel oli 2 aastat seda toodeti ja suhteliselt vähe ikkagi. Ja siia Eestisse tuli ikka neid väga vähe. Ja teadaolevalt vist 3 tükki neid oli siin. See on 1 3-st. Ülejäänud 2-st ma ei oska ise midagi rääkida, kuhu need saanud on või mis nendega tehtud on. See vist kunagi sõitis Nõmmel nagu ringi, et vanemad mehed nagu teavad, et nad on nagu Nõmmel seda ratast näinud, aga ei saa 100% öelda, et see nüüd see sama ratas oli. No eelmine kord sa rääkisid, et see oli suhteliselt lihtne töö, et ta tuli ikkagi üsna komplektsena siia, aga mis siin sellised suuremad asjad olid, mida tuli? Ta oli komplektne, jah, selles mõttes, see on see 10-st 2, et komplektsed. Ja siin oli tõesti selles mõttes hea, et seda infot sai koguda rattalt endalt kohe. Et tuvastada, et okei, see polt on
okei, ta on roostes on ju, aga sa ikkagi saad aru, kas ta on sink, mis on roosta läinud või on kroom, mis on roosta läinud. Sellest said aru. Iga detail, mis küljest võtsid, vaatasid, mis värv kattega see on, et siin on all tegelikult plekkide all on mõned detailid ka musta värviga värvitud. Ta on raam ikka punane kõik on ju. Aga mõned sellised akukest, tagamordi tipud, mustad on ju, et selline info. Et sa võid ka okei, punaseks värvida, aga kui sa just teed seda võimalikult originaali lähedast asja, siis sa paned sellele ka ikkagi rõhu on ju. Ja seda infot sai rattalt iseendalt hästi palju. Ta oli muidugi natuke ikkagi väsinud, et Pannonia tüüpviga siin hästi paljude ratastel, et spidomeetri ajam tuleb poltidest lahti ja siis kett retsib ta ära seal niimoodi, et need kõrvad murduvad ära ja niisugune, seal läheb hästi palju asju katki. Et siin oli see samamoodi, et tuli keevitada kõik alumiiniumkeevitusega, kõik taastas asi on ju. Kickstarter oli liiga teinud karterile. See siuksed, ikka ta oli haiget saanud, et ta mingi selles mõttes tehniliselt ta ei olnud nagu heas seisus. Amordis olid lõtkud, kiiges, kõik puksid uued teha on ju, neid osta pole võimalik. See ikkagi, käsitööna. Teed enda kätega need asjad, kuna sul ei ole võimalus poodi minna osta neid pukse. Aga üldiselt see ratas oligi sõitnud, siin ongi õige läbisõit tees, siin ajalugu nagu jätkub on ju, 47 000. Koll läks kõik vahetusse, Ventvill oli säilinud, tegelikult Pannonia Ventvill on iseenesest päris hea on ju, kui midagi juhtub, siis juhtub selle nõel separaatoriga on ju. Aga siin üldiselt Ventvill on hea, selle oli ka hea. Koll läks uus, uued laagrid, tihendid kõik loomulikult. Niisugune keskmine remont, et kui siin hiljem räägime sellest BMW-st, siis seal oli ikka rohkem tööd, et jah, selles mõttes küll lihtsam, jah. Mis seda ratast nüüd ees ootab? Saab endale ka musta numbri või läheb sellisesse lihtsamasse kasutusse? Tegelikult rattal on must number juba olemas, ta pole praegu külge pandud lihtsalt. Ja komisjon on ära hinnata ja igati selle vääriline enamgi. Ja see peaks minema kasutusse, ehk siis niisugune lõbus sõidurist, millega siis vahetevahel võib-olla isegi tööle sõita, ma ei tea, see on iga inimese nagu enda nii-öelda nagu valik, mida ta teeb sellega nüüd, et võib-olla ta siis hoiab teda, sõidab mõnel tähtsamal sõidul lihtsalt võib-olla mingi kokkutulekul, aga ta on ikkagi, ta ei ole nagu tarbese võib-olla, aga ma ütlen, rattad on tehtud sõitmiseks ja jumala eest, kui keegi tahab, siis sõida iga päev, et ta on ikkagi mõeldud sõitmiseks. Jah, 47 000 on sellega juba sõidetud, nii et ressurssi peaks veel olema. Ei, kindlasti, see 47 justkui on tegelikult nulli löödud. See on nagu vaimselt seal lihtsalt peab olemas. Et tegelikult on ikkagi täiesti nullis, et siin on kõik üle käidud, et kõik pinnakatted, nagu ma rääkisin ennist, et kõik seal kaane taga on ka korrektne, ilus, puhas ja taastatud. Et ta käivitub ilusti, sõidab ilusti. Ei näe probleemi, miks mitte temaga isegi tihedamalt kui mõnikord aastas sõitu teha. Et ma ei tea, kas iga päev, ta on ikkagi selline sõiduelamus, jah, et tema on ikka natukene teed tööd temaga, kui sõidad ikkagi, et see käigukast on selline ebatäpne ja kui satud mingi tipptundi, siis ei ole väga meeldiv olla sellise vana rattaga nagu tipptunni ajal kuskil kesklinna ei ole. Ta tahab jahutusse saada ja selline tehnika. Olles ise oma vana Java lükanud läbi paraadi, sellepärast et sidurandis sama, siis ma tean väga täpselt seda tipptunni momenti seal veidi riknenud rattaga. Jah, ei ole nagu fun, väga. Ahah, nii, aga siis lükkame ette järgmise ratta ja vaatame, mida põnevat sealt leida võib. Nõnna, järgmine ratas meie ees ja mina tean sellest nii palju, et see on BMW, sest siia on niimoodi peale kirjutatud. On BMW. Ja tegelikult on see nüüd siis mudel R12 ja toodetud 38 aastal. Seda hakati tegelikult tegema juba 35, esitleti nii-öelda messilda 35 aastal, et R12 oli siis nagu tuurer, R17 oli nagu sport. Vahe on selles, et seal on silindri pead teised, silindrid teised on ju, Ventvill teine, sellised väiksed asjad veel on ju, nipet-näpet keres ja see on nüüd siis see tuurer, nii-öelda tuurer variant on ju ja tegemist on siis tegelikult esimese seeria tootmis oleva mootorrattaga, millele pandi teleskoop esiark. Et see on siis
esimene mootorratas, millel on teleskoopis järg pandud, et BMW on tegelikult üldse nagu palju seda mootorratta maailma nagu arendanud, et 23. aastal tagatihver, niisugused asjad, et see ark on hästi keeruline tegelikult, et noh, kui võrrelda neid siin 40-50 aastate arkidega, siis siin hilisemad, siis see on nagu natuke keeruline, võib-olla see esimene nagu mõte oli nagu teha midagi ulmelist võib-olla, et ma ei tea, mille pealt ta maha võetud on, võib-olla lennundusest on ju, tehti ju lennukeid, võib-olla on sealt see natuke snitti võetud on ju, ta on suhteliselt keeruline ark ja kergesti nagu, kui sõitnud ratas, siis teda taastada on nagu halb. No ju ta on siis omal ajal nii hästi välja tulnud, sellepärast, et kui nüüd ütleme sellise võhikliku silmaga veidi eemalt seda vaadata, siis vana emmimees ütleb, et mul oli ka selline, et eks ta natukene emmi ja Uraali ja Dnepri sarnane ratas on. Paljud küsivad jah seda, et kas selle järgi tehti siis M või? Tegelikult ei tehtud, sellepärast, et see tootmine lõpetati 40 või 41 aastal ja sellele järgnes siis järgmine mudel, millelt siis hakati tegelikult, tegelikult veel hiljem hakati alles kopeerima seda, peale seda hakati kopeerima seda värki on ju. Et see ratas nüüd venelasel pole kopeeritud, ehk siis sükest nagu vene tehnikat samalaadset nagu ei ole. Et see on ikkagi, see on puhas nagu BMW ikkagi. Ja kopeeritud teda nagu ei ole, jah. No millises olukorras see sinuni jõudis ja mis on olnud suuremad tööd, mis siia ratta sisse on läinud? Siin tuleb kohe naer suule, kui küsitakse, et mis konditsioonis see tuli. Seda on nagu keeruline seletada ausalt öeldes inimesele, kes pole selle projekti juures olnud näiteks, on näinud seda erinevates staadiumites. Et kui katki üks mootorratas saab tegelikult olla, et see võib olla selline nagu ikka liialdatakse ja nii, et oi, see oli ikka nii katki ja nii on ja. Aga see oli tõsiselt katki. Siin oli raam. Tal on siis selline stantsitud raam, sees tühi. See oli keevitatud sükest 5 täismaterjali gaasiga täis. Ja sellest tulenevalt oli siis kogu raami geomeetria nagu paigast ära. Ja loomulikult oli kunagi mõtletud, et viskame vana raudada üldse. Oli pooleks saetud ühest kohast siit raam ja selline, ta oli täiesti riknenud see raam on ju. Aga kuna see raam on väga, nagu tal ongi see ratta niisugune nõrk koht on ju ja seda ei ole võimalik osta isegi, on võimalik on ju, sa pead jälgima seda värki kogu aeg, et kas eBay's või kuskil kellelgi tuleb äkki huvi, et okei, ma müün ta ära on ju, aga seda pole võimalik tegelikult väga osta, ei ole võimalik leida. Ja siis tuli taastada see. Loomulikult see esiark, mis me enne rääkisime, siin oli kõik kulunud ja tal on siuke mingitest mikrodetailidest koosneb see värk siin on ja et siis igast vedrukest ja asjad, need tuli leida uued. Õnneks varuosasid on see rattale üpris palju saada. Et seda ratast tegelikult sai päris kaua tehtud, sellepärast just, et siin asjad olid nii katki ja mõnda detaili polnud võimalik lihtsalt osta, ei leidnud ja siin siis nüüd lõpupoole see kevad see valmis sai, et nüüd viimased detailid alles tulid siin kas märtsikuus või, et süütelukk ja originaal süütelukk, et tal on siin natuke teistmoodi süütelukk. Et siin on see juppide kogumine ja käepulsil hoidmine on nagu kogu aeg olnud niimoodi teiste projektide kõrvalt, et ahah, see jupp on ja seda mul vaja ju, et see võib olla kuskil, sa võid ära unustada tegelikult on ja. Aga kui sa nagu kogu aeg hoiad ennast kursis, siis sa nagu on meeles, et otsid seda ühte asja, et ma nagu proovin ikkagi niimoodi teha, et ma ei anna ühtegi ratast nagu poolikuna inimesele kätte või et okei, et paneme mingi vale asja siia, et tal ei ole nagu seda pointi. Et otsime selle õige süütelukku ja paneme selle, natuke võtab aega, aga saab asja. Ja mootor muidugi oli, seal oli väntvõll, silindrid, klapid, nukkvõlli, puksid, ühesõnaga kõik, mis liigub, see kulub ja siin on see väga ehedalt nagu tõestatud. Ja siin on väntvõll tegelikult poolenisti ise tehtud isegi, selles mõttes, et need väntvõlli tapid on kõik käsitöö ja lihvitud, karastatud. Käigukastis samuti on, seal oli 4 hammasratast pluss lülitusmuhv, kõik kulunud ja katki, hambad väljas, et 2 hammasratast sai taastatud. Ehk siis võlli pole täitsa uuesti tehtud. Ja siis 2 tükki oli võimalik leida kuskilt
nii-öelda, noh, Saksamaal on niisugused erinevad portaalid, kus siis müüakse neid juppe, oli võimalik 2 laojääki veel leida, need maksid raha muidugi, aga need on kvaliteetsed. Ja tagatihver ja nii-öelda jõuülekanne samuti, noh, seal on nuudühendused, kõik loomulikult ju kulunud, need tuli taastada, uued detailid leida. Et selline väga niisugune, kui sa kahetaktilist mootorratast teed, on ju, siin on see üks mootor, on ju, ja noh, üldiselt, mis on kulunud, on siis ikkagi silinder, ventvill, on ju. Noh, siin on kuidagi see, noh, siin on veel, vaata, kuiv sidur, on ju, see oli hooratas, oli seal kiilusoon ära, on ju. See on niisugused nüansse on rohkem ikkagi, et mõõtmed võib-olla on neil enam-vähem samad, aga töömaht on ikka oluliselt teine, no loogiline ka, siin on 4 takti ja rohkem detaile lihtsalt. Aga raami mõttes ka, et siin raam ju sai tegelikult veel sirgeks aetud kõik, tal oli mikromõrasid kõik täis siin, noh, see ongi nagu üle karastatud võib-olla see materjali originaalis, et seda rattatüüp viga ongi, et raam on hästi rabe, et kui külgkordal veel küljes oli, et siia siis kinnitub veel külgkorv siia avasse ja siit võll läbi, siis on külgkorv ja siis need kohad on tavaliselt ära nagu retsitud, et on mõradesse tõmmanud. Et noh, siuksed tüüpvead see rattal. No mingisugune lugu on kindlasti selle sadulaga ka, sest see selline, ma arvan, et vanast peast eeldatavalt nahast sadul ei ole kuidagi võimalik, et tänase päevani ära säilib. Ei, see on ikkagi replika sadul, jah. See kummsadul on järgi tehtud, trilastiku sadul, uuesti külge needitud. Et see on replika, et siin tegelikult need detail see ratta küljes on nagu, noh, need replikat detaile on keskmisest võib-olla rohkem, kuna tema säilivus oli lihtsalt nii null, et tal oli nii palju asju puudu, nii strateegilisi asju puudu, et tal oli võib-olla süda olemas, et katkine raam, mootorkast, tiffer, mingid kereded, noh, tagaporikas ja mingid nipet-näpet on ju, aga siin, noh, kõik see värk, mis siin on, see pudi-padi, kogu see lenksu heeblid, porikad, katteplekid, amortid, kõik puudu, noh. Et kõige keerulisem oli minu jaoks just see info hankimine jällegi, et see uurimustöö, et kuidas see siis tehti, kuna natuke vähe materjali on tsiviilvariandi kohta selle rattal just. Et tegelikult ta tehti hästi palju militaari, kuna esimestel aastatel, noh, ta oligi ju militaarotstarbeline sikkel, aga ta oli tsiviil ka, on ju. Aga hästi paljud taastuvad just militaariks ja tagasi, võib-olla, et odavam on ka, ei ole kroomdetaile, kõik on üle värvitud ja nii ja naa, et natuke lihtsam, odavam. Et selle kohta nagu infot on, aga tsiviili kohta natuke vähem lihtsalt. Ja sellepärast oli natuke keerulisem lihtsalt, et polte midagi polnud säilinud, siin tuli ise neid teha ja... No 2 huvitavat asja, mis siin ratta juures silma hakkavad, üks on käiguvahetus ja teine on siis need sellised üüratult suured jalalauad või jalarauad sellised. Jah, käigukast, käsilülitus, jalglülitust üldse polegi. Et 4 käiku, kõik lülitatakse siit hoovast siis. Ja noh, ta on selline käigukast, mis nagu tahab niisugust konkreetset käeliigutust. Et selline, ta võib näha natuke Alfa Romeolik välja siin, need lõhed ja asjad ilusti, aga ta ikkagi tahab, et sa võtaksid ilusti sellest kinni ja konkreetselt suunaks teda ja noh, selline, ta on ikkagi konkreetne mootorratas, et ta pole selline lihtne sõiduriist, on ju. Ja need jalarauad, mitte jalarauad, jalaplaadid, need on mõnusad, selles mõttes ilusad, aga rohkem ma oskan midagi öelda, et nii nad olid siin küljes ja mille pärast nad just olid, on ju. Ei oskagi nagu öelda, et kas siis need sõidutingimused olid nii tohutult halvad, et see pori ja teed olid lihtsalt halvas seisukorras tol hetkel, et võib-olla see nagu kaitses su jalgu ja oli nagu püsisid võib-olla ratta peal parem. Jah, ja või siis ütleme sellises sõja- ja maastikuoludes ei lastud päris maa alla vajuda, et ikka see kandepinda veidi rohkem. Sõjaolukorras sul oli üks käsi oli gaasi peal, teine oli relva peal ja sõitsid seal niimoodi, kui sõjaolukord oli võib-olla. Aga tegelikult siin militaarvariandil on igast huvitavaid lisasid veel, et on siuksed heitgaasiga soojendatakse su käsi nagu, et on siuksed voolikud jooksevad siin on mingi kotid, kus saab käed sisse pääda. Su käed pole heitgaasi sees, vaid need torud lihtsalt soojendavad selle õhu seal üles. Ma mõtlesin, et puhub lihtsalt, aga nii brutaalne see õnneks ei olnud ja siis on külgkorvile veetakse samamoodi sinna jalud sisse see soojendus. Ja kindlasti ma ei ole ise lihtsalt kursis sellega, ma ei nagu militaariga ennast nii kurssi viinud lihtsalt, et ma infot kogusin, siis lihtsalt jäi nagu silma. Et siuksed huvitavaid lahendusi on tal tegelikult olemas veel.
aga see on nüüd valmis ja valmis omaniku juurde ära minema. Sellega on ka nii jällegi, et see number on olemas, tuleb lihtsalt argis veel käia ja külge panna, hakata proovima tema sõitu, ehk siis ise ma olen ikka nagu proovinud siin siinsama soovi peal ära, kuidas kõik lülitab, kõik töötab, on ju, järjest paremini käivitub, järjest paremini sõidab, kõik on hea, on ju, nüüd on see katseperiood iga ratta puhul, et esimesed 100 kilt ikka, võib-olla seal midagi tuleb välja, et midagi on vaja reguleerida, on ju, mitte midagi mastaapset, lihtsalt niisugune uue asja värk, on ju. Ja eks sõita. Selle rattaga ma ütlen ainult seda, et tuleks ainult sõita, et tal tuleks kõik see asi nagu sisse töötada. Need hammasrattad, käigukast teeb ka natuke veel häält selles osas, et on kõik need uued rattad seal sees, on ju. Et ta tahab natuke sisse kulumist, tihedamat õlivahetust, see asi läheb paika nagu. Ja muidu on ta valmis sõita, et samamoodi nagu Pannoniaga ei näe probleemi, võib iga päev seda tarbida. See on niisugune natuke muskulaarsem ka, et niisugune sõidatuna siis tunned raisk, et lai lenks ja niisugune tunned ennast hästi, et on tegelikult päris mõnus. Et kui võrrelda teda R35-ga, mis on niisugune väiksem 350-ne, hästi levinud siin Eestis, siis ma just hiljuti sõitsin R35-ga ja tundus see R35 kuidagi nii närviline, ta on kerge ka, on ju. Aga kui sellega sõidad, sa tunned kuidagi, see raskuskese on hästi maas, kuidagi sa oled nagu hästi selline mõnus nagu isegi linnas sõita tundub nagu, et ta on hästi niisugune stabiilne. Raskem ka võib-olla selle pärast. Rohkem ma oskan nagu kommenteerida selles mõttes selle sõidu koha pealt, et ma nii vähe temaga olen nagu sõitnud, et siin hoovi peal testproove teinud ja eks ma saan tagasisidet omanikult, kuidas sellega on, et tuleb siin kindlasti kohe esimese 200-300 kilomeetri tagant õlid kõik ära välja lasta, uued õlid sisse, et niisugune tehas võib-olla ütleb seal mingi 500 või 1000 kilti, aga seda ikka kestma teed, siis võiks nagu tihedamalt seda teha. Selge, aga siit jälle tõmbame joone alla ja ühe korra, kui sellest majast on välja veeremas mõni järgmine see töövere, siis tuleme kindlasti sulle siia ukse taha kraapima ja vaatame, mis aeg sulle siia uut puhunud on. Selge. Seniks aga nägemist ja näeme jälle.